Tere, eetris on Literaadio ja täna on meil külas Triinu Laan. Tere. Tere, Triinu. No sõna, issand, ma räägin võru keelt, aga ikka pean maha lugema. Pähnähäitsmetsäi. Jaa. Pähnähäitsmetsäi on kõige ägedam sõna raamatust Luugere Juhani juhtumised. Minu arust peaks laskma selle pusa peale trükkida. No sama hästi võiks trükkida pusa peale ka lõhmusse häitsmetsäi, sest see tähendab seda sama loomulikult. Ehk siis Pärna õie keel. Literaadio. Siin kirjandus kõneleb. Kas sa ise mekitad juuki või? Jaa, mulle meeldis küll pähnähäitsmetsäi. Kas sa korjad kõik pähnähäitsme kokku, kui aig tule või paned latsek korjama? Mõnikord korja, mõne aasta jätta vahele ka. Aga samast raamatust veel lahedaid sõnasid. Vävä, purask, naksike. Noidega on nii, et... No, ma olen ninakolli. No jaa. Vävä tegelikult ma lainatu sõnad tegelikult. Vävä ma lainasi Rahmani Anni raamatust, kellel on koguni tehtud just nimelt raamat pealkirjaga Vävä. See on see tont, kes elas sängy all ja siis, kui sa öösel tahad pissile minna, siis ta kahmas sul jalast kinni. See on see. Aga Puraski ja Naksikese oma peri Juhan Jäigilt. Natuke lainassi. Jah, üks võru kirjanik võib ikka teiselt võru kirjanikul lainata. Ega ta vist ei pahandaks? Vaevalt küll. Ei, no Jan teab, Jan ei pahanda. Rääkides siis sellest raamatust Luugere Juhani juhtumised, et mina õppisin ka Võrus sookoolis ja siis ma mäletan, et meil see Luugere oli ka kunstiõpetuses kapis. Aga seda, et see Luugere võiks pensionile minna ja kolida memme ja Taidu juurde, võt sellist fantaasiat ei ole. Sinul on? Jah, kuigi ega see nüüd puhas fantaasia ei olegi. Vaata, ma olen selline fantaasiavaene kirjanik, ma kirjutan ikka elust maha ka. Või vähemalt saan sealt inspiratsiooni. Nimelt Luugere Juhanil on täiesti olemas prototüüp, ka Luugere, ka Juhan, ja ta elab Kütiorus, Leelo Lauritsa ja Peeter Lauritsa juures. Ja ta hangiti kunagi ühe fotokunstiprojekti jaoks, mida tegid Peeter Laurits ja Ain Mäeots, nimelt Mullatoidu restoran. Siis tema hangiti ja sinna tema jäi, sellepärast, et ta oli selline sümpaatne tüüp. Vaata, enamus Luugeresid on väga häbelikud, näiteks sinu oma. Ta kunagi näita ennast ja minu oma, aga siis Luugere Juhan Kütiorus, tema on väga... Mis toimub? Mina pidin tulema ju podcast. Pidime? Kuidas sina? Kas ma saatsin valele? Triinu Laan oli kirjas ju. Mul on kalendris kirjas, palun väga. Aprill! Triinu Laan kohtub Triinu Laanega. Olen peaaegu kirjas. Räägi nüüd, Triinu, kas sina meie päevatoimetajana oled saanud palju kirjaniku proua e-maile esинemiskutseid? Jaa, ikka aeg-ajalt saan ja Facebookis ka ikka aeg-ajalt keegi räägib minuga, et läheme, et kas ma tulen esinema kuskile ja kas ma võru kiilt oskan. Kõneled või? Ei kõnele. Tule istu maha, hakkame kõnelema. Kui parim oli muidugi see, et kui Triinu alustas raamatute kirjutamist, siis kõik mu sõbrad järsku küsisid mu käest, et Triinu, sa oled laste raamatuid hakanud kirjutama. See on jaa, võru keeles ja loomulikult ma olen põline tallinlane. Aga ma saan aru, et see siin on praegu kahe Triinu Laane esimene kohtumine. Absoluutselt. Kuidas siis muljed on? No, väga sümpaatne tegelane, ma ütleks. Isegi natuke me viskame ühte vurfi. Jah. Aga nüüd on võimalus ühel Triinul teisele raamat pühendada. Jaa. Ma sain täna 2. aprilli. Kumb parem oli? Tead, mõlemad on head. Pagan! Selles mõttes, et see 1. aprill oli mul hommikul, mul abikaasa sõitis natuke enne mind kodust välja lastega ja siis 5 minuti pärast helistas, et kuule, et mulle ei ole haigu, et kinni pita, aga minu arust seal põllu peal on droon. Ja ma nagu pakkisin asju, mul oli kiire ja ma absoluutselt nagu ei tšekkinud, et kas see võiks nagu normaalne info olla. Ma ütlesin, okei, ma lähen vaatan. Drooni ei ole. Appi, okei. Kusjuures minu käest on veel küsitud ka, et kui need laulu peal olid need laulud
et kas ma olen luuletajaks hakanud. Siis tead, nad said sellest aru, et ma lastekirjanik ei ole, aga luuletasin näiteks kirjutada. Kas nimekaimuga elu on tore? Täiesti talutav. Minu jaoks on see väga hea, sest me saime praegu mõnusat trikki siia visata. Väga hea. Metsikut elu, Triinu. Aitäh, tore. Ilus, jätan teid nüüd siia. Olgu Triinu Laan, mina õigesse saatesse. Ja minuga. See oli ka õige saada ju. No said väikse tillika nüüd siia kohe naljakuulgus. Peaaegu, eks nali oleks luhta läinud. Nii, nüüd me peame katsuma rahuneda. Et mul on prototüübid, jah? Jaa, prototüübid, et see Luugere päriselt oli siis kuskil pensionil. Jaa, Peeter hankis ta siis just nimelt fotokunstiprojekti jaoks ja hankis ta ühest suurest koolist. Nii et ta on tõesti olemas ja väga paljud siis Kütiõru fännid teavad teda hästi. Väga. Aga jah, ta on sattunud küll raamatu esikaanele, ta on käinud näitustel, aga raamatu olen temast ainult mina kirjutanud. Kas talle meeldis? Jaa, muidugi. Ütleme nii, et tegelikult eks ma võtsin nagu tükikese siit ja tükikese sealt, et ega see nüüd päris... Tähendab, mina nagu ajakirjanduse või dokumentalistikaga ei tegele, see on ikkagi ilukirjandus. Aga räägib nagu päris elust ka natuke. No praegu meile ilmus siia kummituslik päevatoimetaja Triinu Laan ja sinu raamatus siis Memme tuleb lõpus ka pärast siit ilmast lahkumist oma pere vaatama. Kas sina oled kokku puutunud inimestega, kes on siit ilmast lahkunud, aga on tulnud tagasi kiikama? No vaata jällegi, ikka fantaasiat mul ju ei ole, eks ju. See on päriselt juhtunud. Et küll see raamatustseen ei vasta sellele, mis meie elus oli, pigem võib seda otsida sarnasemat stseeni minu raamatust Poiss ja papa, kus poisile ilmub vanaema või vana-vanaema siis. Et selline stseen on meie pere ajaloos siis mõnede inimestega tõesti juhtunud, et siis lahkunud vana-vanaema ilmus sukka kudavana ühel varasel hommikutunnil lapsele. Kuidas see täpselt siis, kust sina sellest kuulsid? On perelegend ja? See, kellega see juhtus, oli minu lähisugulane. Eks ta siis mulle rääkis. Ja istuski ja... Ja istus ja kuduski. Ja siis haihtus. Ja siis haihtus. Kui päike pealt ära läks. Vau. Ma just tahtsin jõuda selleni, et sa kasvasid Võrus üles seal 9-kordses majas, kus on lift. Ma räägin kohe, et see lift oli kohalik turismiatraktsioon lastele, et ma mäletan, et seal sai sõitmas käidud. Kas sina käisid või? Mina käisin. Sina see olidki, kelle pärast mina kunagi oma 7. korrusele nagu liftiga ei saanud. Jaa, aga minul elas seal vana onu ka, aga nagu teised lapsed lihtsalt käisid seal nagu liftiga sõitmas, sest Võrus ei olnud ju mitte midagi. Meil oli ju üks valgusfoor on nüüd, siis tuli Kagu-keskuses, mäletan, eskalaator. Ja siis mu ema kartis sellega sõita, et iga kord, kui ta läks peale, siis ma pidin käest kinni võtma. Aga seoses vaimudega, Võru Kreutzwaldi park oli sinu lapsepõlve kodu taga? Jah, see on minu mängumaa. Kas sa seal ka midagi kahtlast nägid? Nagu niimoodi ei meenu. Aga seal ma mäletan, et ma jõudsin väga sügavmõttelisele küsimusele, millele ma siiamaani ei ole vastut saanud, et kuidas see universum kogu aeg paisub ja mis seal nagu taga on. Ta ju kuskil, kui ta paisub, siis kuskil on äär. Aga mis selle ääre taga on? Ma ei tea siiamaani. No seal ju Kreutzwaldi kuju mõtleb niimoodi, et vist tõmbab ennast ka mõtlema, eks ole. Ja seal ma alati proovisin, kui kaugele nagu lompi saad sa minna nii, et vesi üle kummiku ääre ei tule. No alati tuli. Oleneb lompist. Meil oli suur mõmmikut, me peitsime ka seal pargi äärsetes tänavates ja põõsastes. Suur mõmmik. Ja selle me laenasime. Mis see on? Lindgrenilt loomulikult. See on meisterdetektiiv Blomqvistis, neil on suur mõmmik ju.
ja seal, kus Olavi vanaema ja vanaisa elasid, seda kohta tean ma ka hästi, nii et ausalt öelda, sa oled väga nagu täiesti kallutatud, sa kutsud külla inimesi, kelle lapsepõlvemaad on samas kohas ja me oleme Olaviga ka mõlemad siis selle Helen Kulmani nimelise 8-klassilise kooli vilistlased ju. No ma ei saa midagi teha, mul kuidagi klapib Lõuna-Eesti inimestega paremini kui tallinlastega. Kas sina saad ka aru, kes on Lõuna-Eestist või? Mingi sisemine radar just kui ütleb, et oi. Tead, lõpuks oleme me ju kõik kuskilt pärit. Neid, kes on nagu 3. põlve tallinlased, neid on üsna vähe. Õnneks. Ja, et isegi ma nagu peaks ütlema, et ma lihtsalt tunnen hingesugulust kõigi inimestega, kes elavad kuskil maal ja nad ei olegi nii erinevad, ükskõik on, mis maa see siis on. Et pigem on siis selline urbaniseerumine see, mis paneb mingi pitseri, kus see nagu reaalne kontakt kaob. Aga seoses sellega, et samad juured ja sama üleskasvamine, aga minul küll, mina olen sinust noorem, aga ikkagi Kreutzwaldi pargi juures mööda Tammula äärt me kõndisime sõpradega muidugi, jõime siidrit ja aga me nägime, et sealt Kreutzwaldi pargi sealt kallaku pealt tuleb alla nagu must, nagu vari, kõnnib liiva peale ja siis kadus ära. No vot, sina oled seda näinud, väga tore. Ma ei saa aru, mida näinud? Sa tead nüüd mingit legendi või? Ei tea. Sa ütlesid, sina oled seda näinud. No seda sa olen. Aga keegi ei tea, kas see oli lauluisa ise või igatahes selline kogemus mul selle sinu majataguse piirkonnaga on. Selle 9-korruselise majaga tõesti, see oli ju esimene Võru linna 9-korruseline maja, nüüd on teine. Liftiga. Ja tõesti sellega sai nii harva, ma ise elasin seal, ma seal sõita ei saanud, sest tõesti see kogu aeg sõitis. Inimesed käisid sõitmas liftiga, sest see oli atraktsioon. Ja kui minu ema ostis ükskord diivani, siis see vist küll ei mahtunud sinna lifti, aga ta kutsus ühe inimese appi, ühe meesterahva ja siis too ütles, et okei, tulen, mis seal siis ikka, kui sa just 5. ei ela. Mulle ema, see ei ela. Sa elasid 7. Kuidas see diivan siis sinna üles sai? No, eks nad ikka sikutasid. Ja, tiivklaverit ei tellinud. Praegu sa elad üldsegi Põlvamaal. No, eks see on kah ikka Võrumaa, et minuga ongi selline lugu, et kui keegi küsib, kus ma elan, siis ma ütlen Võrumaal, sest ma pean silmas siis ajaloolist Võrumaad, Vana-Võrumaad, Võru keeleala ja kui keegi küsib, kuhu ma sulle kirja saadan, siis ma ütlen Põlva maakond, Vardja küla, Pallitalu ja nii edasi. Et juba teate, kuhu mulle kirja saata, eks? Eelmine saade siin samas ruumis oli külas siseminister Igor Taro meie salvestusest pool tundi varem. Ja kui sa oleks temale hakanud siin maakonna piire ümber nihutama. Ei, temale see sobib, ma usun. Tema on ju ka meie kandist pärit mees. Absoluutselt, jaa. No näed, täna on mingi Võrumaa päev. Aga rääkides jällegi Võrust, millest me ei saa üle ega ümber, siis väga vahvas noorte podcastis, ma tõesti mega äge, et noored seda võrukeelset podcasti Poodimann teevad. Sina olid seal külaline oktoobris. Rääkisite võro kiilen, jah? Jaa, muide nad said ju keeleteo auhinna, rahva auhinna selle eest. Ja ma nägin, et haridusministeeriumis vist käisid järel, TikTokis nägin, et väga-väga äge. Üks nendest tegijatest lisaks podcastile teeb ka võru keeles TikToki. Otsi verv, varett, issand, kui ägedad videod. Täiega on ette tulnud. Aga seal podcastis siis tervitame tegijaid. Poodimann, sa ütlesid, et võru keel nagu ei ole laste keel, et see on pigem nagu tundub, et see on täiskasvanutele omavaheliseks suhtluseks. No tegelikult ma ise püüan seda müüti oma kodus ja oma peres murda, nii et see ei ole minu isiklik veendumus, vaid lihtsalt see on siis nii-öelda võrukeste veendumus juba päris mitu põlvkonda, et lastega pigem tuleks ikkagi rääkida eesti keelt igaks juhuks. Äkki nad muidu ei saa elus hakkama näiteks või on neil koolis raske või tuleb logopeedi tädi ja ütleb, et sa ei oska rääkida või või keegi arvab, et sa oled joodikute laps näiteks või mis iganes. Ma ei tea täpselt, siin on nagu kindlasti see on nagu väga rikkalik, selle müüdi taga on väga rikkalik nagu lisapagas, eks folkloor. Jah.
võib öelda nii. Aga mina oma peres olen pigem seda müüti ja nagu murdnud ja meil on kodus 3 täiesti emakeelena rääkivat võru keelt emakeelena rääkivat last. See on nii tore. Sinu matšalka siis, et võru keele mainet puhtaks pesta on väga tõhus. Mis sa sinna peale määrid? Lihtsalt igapäevast loomulikku suhtlust. Et see on miskit, mis on meie pere jaoks lihtsalt loomulik, et siin ei ole taga mingit suurt sellist, ma ei tea, ideoloogiat või võib-olla isegi mitte missioonitunne, et me lihtsalt räägime niimoodi. Kõneleti. Ja. Et vahest lausa teeb nalja, kui keegi küsib, et noh, et miks, et nii väikesed ja juba räägivad. Ma ütlen, et aga mida nad peaksid siis rääkima, kui ma temaga võru keeles räägin. Kui ma räägiksin läti keeles, siis ta räägiks minuga läti keeles, eks, mida ma ei oska. Jaa, aga mõned pered ongi niimoodi, et ma ei tea, isa on ameeriklane, ema on eestlane, et siis ju räägitakse ka kakskeelselt, et huvitav, et see võru keel on just, et kuidagi ei taheta seda lastel edasi anda. Jah, see on kurb asi, võib-olla siis mõni selline teadlase tüüpi inimene võiks öelda, et võiks seda nimetada enesekolonisatsiooniks lausa. Et me ise võtame endalt oma juurte juurde viiva keele ära. Mina noorena küll ei osanud seda näha, et võru keelel on mingi väärtus või nagu nüüd ma mõtlen, et mega lahe, et ma oskan seda. Et mul on tõesti hea meel, sest ma mäletan, et Andrus Kivirähk, lugupeetud kirjanik, temalt küsiti, et mis sul on nagu mis sa tunned, mis on puudus, siis ta ütles, et ta hea meelega räägiks mingit murret. Et see just kui tuleb järjest enam nagu rikkusena esile. Jah. Aga samas minu lapsepõlves ka ema ja isa omavahel rääkisid võru keeles ja kui minu ja õega, siis kirjakeele peale kohe. See oli mingi kood, jah, ma ei tea. See tahab pikemat analüüsi. Jaa, see vajab pikevat ja põhjalikku analüüsi, aga ma ikka jälgin Võrumaa tegemisi ja minu arust on nüüd koolides on ka ikkagi võru keeletunnid. Ühte teist võib kohata, aga see ei ole kuigi regulaarne ja sõltub väga paljudest asjaoludest, näiteks kas leidub õpetaja või kas on sobilik koht mõne valikaine või ringitunni jaoks. Ma loodan, et neid õpetajaid jätkub ja kui jätkub, palun mine ise, Triinu, sinna õpetajaks. Anna mulle siin ja praegu lubadus. No, mina luban, et ma kirjutan veel võru keeles või paralleelselt võru ja eesti keeles, et see on ka üks võimalus seda siis õppida. Jaa, sinu siin raamatus, mis Triinu Laan ära viis, seal ka Memme ja Taadu rääkisid võru keeles. Et see ikkagi sa paned seda igale poole niimoodi puista tõrnalt kui soola või pipart peale. Jaa, et mul ei ole üldse väga palju raamatuid, aga nendest vähestest 3 on mul paralleelselt 2 keeles ehk võru ja eesti keel ongi kõrvuti, kuna lasteraamatu tekstimaht ei ole nii suur, siis täiesti annab korraldada nii, et see mõjub nagu loomulikult ja mõnusasti. Ja siis mul on 1 puhtalt võrukeelne raamat ning 2 siis ehk Luugere Juhan ja see Poiss ja papa on sellised, kus toimub tegelaste dialoog, otsekõne võrukeeles. Ja sinu raamat ju on ka tõlgitud inglise keelde, et sa seal Poodiman podcastis rääkisid, et seda tõlgiti siis, et sa pidid selgitama, et nagu nende põlisrahva keelt, et tõlkige nagu, kuidas ma nüüd ennast kokku võtan? Äkki sa ise oskad paremini seda kokku võtta? No täiesti sellise Eesti vaibi tabav tõlkija Adam Cullen tegi väga hea ja põhjaliku tõlke, mida siis USA kirjastaja soovis kohendada. No, üks põhjus oli see, et nad tahtsid selle suunata natuke nooremale sihtgrupile, aga teine oli ikkagi see, et neil oli mure, et mingid asjad ei ole USA lastele mõistetavad või tekitavad segadust. Nii et kokkuvõtteks ja see kogemus jättis mulle nagu tunde, et Eesti toimetamiskultuur on tunduvalt delikaatsem ja Eestis usutakse tunduvalt rohkem laste mõtlemisvõimesse. Aga me saime väga hea ikkagi koostöö ja selle koostöö tulemusena siis kõik minu jaoks eriti olulised nüansid said sinna raamatusse sisse tagasi. Aga kui palju tõlkes kaduma läks? No see raamat sai lihtsalt, need lood said natuke lühemad, mõni lugu jäeti välja, aga no oluline ikkagi see raamatu selline õhustik läks ilusti Ameerikasse kohale, mul on sellest väga hea meel. Mis peatükk siis Juhani raamatust välja jäeti?
See on niigi nii kondine raamat, mis sealt veel välja on jätta, see seob ju tervik, et iga tükike minu arust ehitas seda tervikut. Ma kirjutasin lausa lõpu ümber, et eestikeelses raamatus lõpp läks vist nüüd natuke liiga tiibiks ära kätte, nimelt memme on juba lahkunud, kui Taadu siis jätab jalavalu pärast solgipangi õhtul välja viimata ning lohutab ennast sellega, et homme on ka päev. Ja ilmub memme surnuist ja ütleb, et aga võib-olla tuleb vahepeal maailma lõpp ja mõtle, kui kohutav, kui maailma lõpp tuleb nii, et sul on solgipang välja viimata. Aga siis nad koos nõustuvad, et aga võib-olla on see solgipang kõige oma sisuga just see, millest võib uus maailm peale hakata. Ja mis siis ameeriklased said? Tegelikult nad said, kuna ma sain... Ameeriklased ei tea, mis on solgipang. Ei, no küllap nad oleks siis teadnud seda. Trumpi jutt on solgipang, sa oleks võinud võrrelda. Nad oleks seda võib-olla teadnud mõne muu sõnaga, aga jaa. Aga see läks vist ja nii tiibiks kätte, aga mis oli arusaadav, oli see, et me siis viitasime veel kord sellele lõhmusse häitsme või pähna häitsme tsäile. Et kui see sõna jääb maailmas alles, siis saab maailm kesta. Et see oli ka väga hea lõpp. Ja igale kultuuriruumile siis oma. Samas nagu kõigi teiste tõlgete puhul, mida on kokku siis nüüd 8 või 9, siis seal ei ole tehtud selliseid nagu suuri sisulisi muudatusi. Mis keeltes sul veel raamatuid on? No see Luugera Juhan on päris, siis on Läti, Leedu, Horvaadi, Itaalia, Korea, Sloveeni ja nüüd on tulemas kohe ka Soome, Poola, siin ei midagi nimetamata, aga ühesõnaga on natuke Euroopa keeli. No ma kujutan ette, et horvaadid, lätlased, leedud, poolakad tajuvad täiega seda maal elamise vaibi ja nagu kõike. Itaallased ka tajusid. Kuigi Itaalia kirjastus oli ka algul mures, et nagu nii selline nagu surm ja mingi luukere ja nad olid nagu ebakindlad seda raamatut välja andes. Kuidas sa neid siis veensid? Tegelikult mitte mina, vaid minu kirjastusel Päike ja pilv on välisagent, kes sellega tegeles ja lisaks raamat sattus ühe riikidevahelise tõlkeprojekti nimekirja, sealt tuli ka teatud toetus, nii et siis sellel kirjastajal oli seda natuke julgem välja anda. Et see ei läinud kõik puhtalt tema kuluga ja hirmuga, et äkki siis ei müügi, aga see müüs väga hästi ja sai tegelikult ka kirjandusauhinna Itaalias, nii et nad olid väga rõõmsad. Väga uhke, et mul selline kirjanik siin istub. Tõesti, väga-väga lahe ja sa väärid täiesti seda kõike, mis sa oled saanud. Aga Korea, kas nendel oli ka mingi probleeme? Ei, neil ei olnud mingeid probleeme. Kõik läks nagu Kusjuures korea keeles on ilmunud ka üks minu teine raamat, Vana katkine kass läks ka kenasti sinna kunagi päris ammu. Aga kui sind on nii palju tõlgitud, siis seal kindlasti on nii palju raha, et kodus kirjutuslaud püsib tänu rahapakkidele sirge. Ei, ma siiski kodus panen kirjutuslaua jala all, vaata, mul on nagu vana maamaja aastast 1888, nii et see põrand on nagu sellise kalde all. Et kulub ära. Et ma panen sinna küll puuklotse. Et see on tõsi. Aga ei, see nagu nii palju nüüd ka sisse ei too, jah. Et raamatul on ju veel lisaks illustraator ja siis kirjastaja ja ka agent. Ja eks me siis jagame selle pisku oma vahel võrdselt ära, mis seal ikka. Kas sa oleksid nõus jagama ka seda, et näiteks kui kellegi raamat siis tõlgitakse inglise keelde, et kui palju või mis suurusjärgus on sealt honorari oodata? See on 3-kohaline number. 3-kohaline number? Jah. Sa tahad mulle väita, et kui sinu raamat tõlgitakse inglise keelde, pannakse Ameerika tohutule turule, siis sina saad 3-kordse numbri raha? Ja lisaks hiljem läbimüügi pealt võib juhtuda, et saab ikka juurde ka. Aga nüüd on meil varjatud summad. Aga siis kannatab elada või? Tead, ega mul on nagu numbrite peale nii halb mälu, et kui sa nagu praegu küsid, siis ega ma täpsemalt ei mäletagi. Kui sa oleks tahtnud minu käest täis aruannet, siis ma oleks pidanud kodus kuhugi paberitesse hakkama vaatama. Kirjanikud ja numbrid.
tegelikult mul on numbritega selles mõttes, mul on hea suhe, kui mul on see palju vihatud Excel, vaata, siis sellega ma suudan nagu väga hästi toimetada. Sest ma tulen tegelikult kirjandusse kultuurikorraldusest ja olen juhtinud päris suuri projekte. Ja jumal, sa oled ju oma pidu korraldanud ja mis kõik, et ja mul kõik sendi pealt klappis, aga põhimõtteliselt peas ei olnud mul midagi, ma kogu aeg paberitelt vaatasin. Ma vist ütlesin 3-kordne honorar, kuigi ma pidasin silmas 3-kohaline, et see 3-kordne kõlaks palju paremini. Ühesõnaga, sa kinnitad jätkuvalt väidet, et isegi kui kirjanikku tõlgitakse, siis rikkaks ei saa? Pigem küll, jah. No kui jätta kõik kirjastaja ja agendid vahelt ära, võib-olla siis oleks olukord natuke roosilisem, aga samas kirjastajast ja agendist on alati kasu, nii et mina alati eelistan töötada koos nendega. See on minu valik. Ja muidugi illustraatorid, ilma nendeta, nemad ikkagi minu tekstidele võib öelda, et kõik illustraatorid on nagu teise loo juurde rääkinud, et see on super. Puhuvad elu sisse. Marja-Liisa Plats siis Luugere Juhani puhul näiteks ja Anne Pikkov Poisi ja papa puhul ja ka Vana katkise kassi puhul. Ja Marja-Liisa illustreeris minu kõige esimese raamatu, mis oli Suur must koer, Suur must pini, kus me mõlemad olime, minul esimene raamat ja temal ka ikkagi vist üks esimene raamat, millega ta tähelepanu sai. Tõesti ja väga uhked on need illustratsioonid, et siin Luugere seda roosat versiooni nägin mina, et nii äge oli harilik pliiats ja siis seda roosat oli pandud, kui memme tuli saunast, siis olid põsed roosad ja et see roosa sobis igale poole. Väga geniaalne valik. Tema väärib kindlasti ka oma osa honorarist. Absoluutselt. Ma ei kahtle selles kunagi. Aga sinu kirjastus, paljudel kirjastustel vist või mõnel vähemalt ei ole välisagenti? Pigem võiks öelda, et Päike ja Pilv on ainuke, kellel Eestis lausa. On. Ja. Aga siis see on ju, ma ütleks, et väga hea kirjastus, kuhu jalg ukse vahele saada. Vist küll. Kuidas sina selle kirjastuse leidsid endale? Samas ma pean täpsustama, et Eestis on selline väga mõnus olukord, et on vähemalt lastekirjanduses, et on lastekirjanduse keskus, kus on ka välissuhete spetsialist, kes teeb messidel ja väljapoole suunatud tööd väga-väga hästi. Nii et Eestist välja on võimalik ikkagi teisel viisil ka natuke saada. Aga Päike ja Pilv andis välja mu esimese raamatu ja teise ja siis omakorda ka, ühesõnaga, nad on minu raamatut kõige rohkem välja andnud. Aga kuidas sa sinna said? Kas sa lihtsalt saatsid oma käsikirja? Kas sa proovisid erinevaid kirjastusi või on sul seal mingi sõber? See oli nii, et esimene raamat ilmus tänu konkursile. Nimelt me saatsime Marja-Liisaga oma raamatu idee koos teksti ja esimeste illustratsioonidega konkursile Põlvepiku raamat ja saime seal auhinna ja auhinna osa oli ka siis väljaandmine. Nii et seal me saime jala ukse vahele, võib öelda nii. Et ütleks, et Eestis, ma tean, et räägitakse sageli ka nii, et sa pead olema kellegi sõber ja kellegi koos koolis käinud ja mina ei ole kellegi sõber ja ma ei ole kellegagi koos koolis käinud. No ruitlasega käisin, eks ju, aga ruitlasest küll ei ole abi nagu lastekirjandusskeenel nagu jalule tõusmiseks. Ja ta on lihtsalt hea sõber. Aga see ikkagi võib juhtuda Eestis, et minu arvates Eesti ei ole nii hierarhiline kui vähemalt minu kogemuses mitte. Ühesõnaga soovitad võib-olla algajal lastekirjanikul siis konkursitel osaleda ja võib-olla elu lihtsalt juhatab kokku selle sobiva kirjastusega, kes sind siis toetab ja ma ütleks aitab. Küll ja hea laps, ajakirjad Hea laps ja Täheke on ka kindlasti need, kes ka uskutulnukate peale viltu ei vaata, vaid loevad teksti ja pakuvad avaldamisvõimalust, kui see sobib. Nii lahe, et Täheke ikka veel ilmub, sest ma mäletan, kui mu laps olin, siis ma kogu aeg lugesin seda ja otsisin sealt kirjasõpru, millega kirjutada. Väga lahe ja sinu enda lapsed siis kõnelevad ka võru keelt, eks ole, sa mainisid. Ja. Aga millega nad tegelevad, kui vanad nad on ja mis nende agenda siin elus on? Nii, minu kõige vanem laps on sündinud aastal 1994, ehk ta saab sel aastal 32. Siis on mul 98. aastal sündinud poeg ja siis on juba 13, 11 ja 8-aastased lapsed. Nii et need 3 viimast alaelised siis elavad kodus, teised vanemad on muidugi kodust väljas oma elu peal.
ja võin olla uhke ema, sest ma ei tea, minu ootused lastele on nagu, ei ole väga kõrged, ma leian, et nad võiksid elus ise hakkama saada, võiksid olla inimestele kuidagi kasulikud, tunda elust rõõmu ja ma olen alati rõhutanud, et sul peaks, sul ei tohiks minna välja rohkem, kui sisse tuleb, igas mõttes. Et kui see nii on, siis ongi nagu kõik hästi minu jaoks. Ja et mille üle ma olen eriti uhke, et helistavad mulle ja võtavad minu kõnesid vastu. Et see on kõik mu ootused. Et kuidagi selles väga edasipüüdlikus ja nagu edule orienteeritud maailmas ma hoian oma ootused nii enda kui laste suhtes päris madalad. Ja need 3, kes kodus elavad, käivad põhikoolis, meie enda kodulähedases koolis, see asub Tilsis, mis on tuntud selle poolest, et seal oli vanasti suur lastekodu ja vändati film Naerata ometi. Praegu see põhikool on üsna väike, ta on suure Põlva valla põhikooli osa. Ja kamba peale tegelevad igasuguste asjadega, näiteks, ma ei hakka siin nagu pikalt, see läheb liiga pikale, neid on palju, vaata, on ju. Kust neid nii palju sai? Ma ei tea, ma sünnitasin. Sul oli hea hoog sees. Et kamba peale, jah, keegi tegeleb robootikaga, keegi mängib pilli ja keegi ratsutab ja keegi tegeleb ronimisega. Kas keegi kirjutab ka? Jaa, seda tuleb ka ette, jah. Kas tulevasi kirjanikke on sirgumas sinu perest veel? Eks see näha ole, et jah, jällegi, ma olen ootuste vaba. Mulle väga läks südamesse see mõte, et rohkem ei tohi anda välja, kui et sisse jääks, et see on tegelikult ka niimoodi näiteks vaimse tervisega võib seda samamoodi, et sa ei pruugi sõpru jõudagi aidata, kui endal ei ole kõik korras. No, absoluutselt, see ongi see asja mõte. Aga 5 last? No jah. Mis me siis nüüd... Kas sa julgustad teistele ka nii palju põnne tegema? Eks see on ikkagi igaühe isiklik valik. Ma väga austan inimeste otsust selles küsimuses ja ma ei tahaks kellegile midagi ette kirjutada. Issand, sa tundud nii mõistlik ema. See oli kompliment. Tänan. Et mul on väga kahju, kuidagi need, ma ei tea kust, mis ajastustest või missugusest mõtlemisest tulevad need nagu, et kas lapsi ka tuleb ja et sa ikkagi, sa ei tea midagi lastest, kui sa ei ole neid ise sünnitanud ja ma ütleks, et meie perekonna ajaloos siiski on, meil on juhtumeid, kus üks nagu laste pedagoogid, inimesed, kes nende elu mõjutavad, päris mitmed on olnud lastetud ja nad on nagu parimad pedagoogid, nii et ma ütlen aitäh kõigile, kes on nagu mõjutavad lapsi heas mõttes, annavad neile häid eluks inspiratsiooni, olgu neil lapsi või mitte. Et mina kellegile survet ei avalda, aga endal läks nii ja olen selle üle väga rõõmus. Nii et ega ma vist selle Isamaa nagu reklaam nagu olla ei saaks ausalt öelda oma sellise suhtumisega. Et endal on palju, aga teised tehke, mis te heaks arvate. Ja. Aga lastest siis tagasi kirjandusse, et kui palju sa teisi Eesti autoreid loed? No ikka loen, jah. Selle aasta talvel oli tore võimalus lugeda eelmise aasta kogu lastekirjanduse ja noortekirjanduse algupärand läbi või peaaegu läbi selle tõttu, et ma olin Tartu lastekirjanduse auhinna žüriis ja mitte, et ma muidu ei loeks, aga žürii töö kohustab natuke süstemaatilisemalt asjale lähenema, nii et lugesin mõnuga. Ja mis su lemmikraamat oli eelmisel aastal? No õigupoolest žürii tõstis mitu tööd sealt esile ja need kõik meeldisid mulle väga ka. Aga nimetame äkki kellegi ära ka. No aga äkki ma siis lobisin kogemata laureaadi välja või ma ei hakka. Okay. Aga sa mainisid seal Poodiman podcastis, et mõnikord raamat on lihtsalt nii kehv, et sa viskad selle poole pealt minema, et pole mõtet aega raisata. No mitte minema, vaid paned kinni ja paned riiulisse. Juhtub ka seda, jah. Aga milline raamat see viimane oli? Kusjuures kui raamat on kehv, siis ta on vist juba nii kehv, et ma nagu unustan ka selle pealkirja. Nüüd sa lihtsalt pugesid peitu.
ei öelnud Keidi Raatsoo saladus, selle viskasin ära poole pealt. Ma ei ole seda lugenud. Aga ja lasteraamatutega mingid pealkirjaformaadid ja mingid kujundusformaadid teevad alati juba natuke ettevaatlikuks ka. Mis siis on nii-öelda red flag? See peab ikka olema nagu ülikandev idee, kui sa julged oma raamatule pealkirjaks panna, ma ei tea, nunnu metsaelaniku seiklused näiteks või saladuslikud seiklused või midagi. Mina ei julgeks. Et siis nunnu ja saladused ei keri saladused, seiklus, mets, ma ei tea, ühesõnaga mind see ei kõneta, minu lapsed jääksid ka suhteliselt ükskõikseks. Kas see on üks väga ja vana ja väsinud nimi, mis ei lähe mitte? Ma ei tea, kuidagi minu jaoks see näitab nagu fantaasiapuudust. Või ütlen, et pange selline pealkiri ja tõestage mulle, et seal sees on maailma parim lugu. Jah, sina julged lastele rääkida, see Luugere ju jutustas otseselt surmast lastele, et see ongi teema tegelikult, mis tabab absoluutselt kõiki inimesi siin planeedil. Et miks see nii tabu on? Ega ma ei teagi, kas ta nüüd ikkagi Eesti kirjanduses on, lastekirjanduses on surmast rääkinud ka teised ja kirjutanud, aga jah, tegelikult oma teises raamatus, mis oli Vana katkine kass, seal see kass ka suri ära ja inimesed pidid mõtestama seda, et kuidas nad nagu sellest leinas ennast lohutavad. Ja siis Luugere Juhani raamatus ka vemme sureb ja paraku poisis ja papa raamatus ka siis vanaema sureb. Nii et see surm ja vanemad inimesed oma eluga jooksevad tõesti minu raamatutest läbi. See nagu mingi odava populaarsuse selline püüdlemine nüüd vist ei ole, aga kuidagi mul on läinud õnneks rääkida sellest nii, et see kõnetab ja kutsub kaasa mõtlema. Ja ma ei teagi, miks lastega ei taheta rääkida surmast, et see minu versioon, mida ma olen ka siis lastega kohtudes ikkagi teinekord jaganud, on see, et täiskasvanud ütlevad, et lapsed et teiega me ei räägi surmast või me ei võta teid matustele, sest te ei mõista seda. Aga saladus on see, mida lastele ei avaldata, et ka täiskasvanud ei mõista surma. Surm ja elu on müsteeriumid ja võib-olla me võiksime, minu arvates või minu ettepanek on, et me võiksime selles olla koos. Selles nagu raskesti mõistetavuses. Kuidas inimesed on vastu võtnud seda, et ma saan sinu mõttest täiesti aru, et kui sa ei võtagi lapsi matusele ja kui nad ei näegi, et see toimub, et võib-olla on ka täiskasvanuna raskem käia. Jah, tõenäoliselt, jah. Aga kuidas siis lugejad on sulle seda tagasisidestanud, kas nad on selle nagu ratsionaalselt vastu võtnud või on ka selliseid, et kaitseme lapsi ja kasvatame neid vati sees? Ei ole, need ei ole minuni jõudnud. Õigupoolest üks minu enda elu selliseid nagu mälestusi, mida ma mäletan seoses matustega on see, et meie perekonnas oli arutelu, keegi sugulane oli surnud ja oli selge, et vähemalt tollel ajal nagu ei olnud kombeks või ei peetud viisakaks minna, et keegi ainult üks inimene läheb meie perekonnas sinna sugulase matustele, keegi pidi veel minema. Ja kuna siis keegi teine ei saanud, siis oli selge, et minu vanaisa läheb sinna minuga. Ja ma mäletan seda tunnet, et kuigi ma olin laps, ma arvan, et ma käisin juba koolis, aga ma ei olnud kindlasti veel, ma olin nagu algklassides ja ma mäletan seda nagu tunnet, kuidas oli olla täisõiguslik perekonna esindaja suguvõsamatustel. See oli tähtis. Et võib ka hoopis sellist tunnet kogeda. Jah. Aga siit äkki oleks see on selline hea teema, millega kokku võtta ja et siit me võime edasi liikuda hoopiski järjejutu, Mano. Järjejutt. Kullake, meie sinuga oleme siiski Konnatiigi koorekiht. Meil ei passi õhtul maakatega sinna alla käinud ööklubisse ronida. Sama küsimus oli tegelikult kogu nende tutvusringkonnal. Kõik nägid oma silmaga Ariana juures toimuvaid muutusi. Juba hämardus. Ring sai täis, kerge väsimus tuli peale, Kristellal suusatamisest, Arianal sellest, et sõbranna oli tema meest sellise pilguga telefonist vaadanud. Ma ei tea, kas ma tahan seda näha. Isegi praegust elu ei tahtnud Kristella vahel vaadata.
siis sa just peaksid. Ööklubi poole kakerdava Kristella tudisev samm vaheldus dramaatilise enesekindla marsiga vastavalt sellele, kuidas ta parasjagu oma keha valitses. Mis omakorda vastas sellele, kas domineeris tema uus, kristallne ja jumalik või vana, alandatud ja sõltuvuses mina. Lapsepõlve trauma pani teda tegema üliinimlikke pingutusi, et hoiduda kukkumisest, sest neid esmaklassilisi maratidresse ei tohtinud ta mingil juhul sulale läinud mudasel teel ära määrida. Ta kõrvus kumisesid korraga vendade kamalüristamine ja vanaema raadio koos sukavarraste klõbinaga ning nende vahele lõikas sisse ema. Ma sulle näitan, kui uued dressid mustaks teed, palja peega lähed homme kehalisse. Kui Kristella ööklubi massiivse ukse külge klammerdus, oli ta juba kindel, et on pääsenud. Kehalisse ta homme palja persega minema ei pea. Või mitte, mõtles ta kohe, kui mingid võõrad mehed teda käperdama kukkusid. Dubai litsid ka kohal, mõmises üks eriti jokis tüüp ja haakis ennast ta marati dressipükste kummi külge. Kristella hoidis ühe käega uksest ja teise käega püksi värvlist, aga pool tagumikku oli ikkagi hoobilt paljas. Üks õue suitsule tulnud tüüp pani hooletu liigutusega peaaegu tühja õllepudeli asfaldile. Kristella oli vist ainuke. Kuulge, nüüd sa naerad! Kristella oli vist ainuke, kes mäsu keskelt tähele pani, et pudelikillud kõlisesid purunedes peenelt nagu kristall. Kutt kustutas kiirelt suitsu ja astus üle kildude Kristella ja meeste poole. Raivo, tundis Kristella ära. Nende klassi kõige nohikum poiss, talupidajate poeg. Juba poiskesena elas töökojas ja aitas vanematel kõiksugu taluvärki teha. Raivo oli see, kes veel põhikooliaalisena purjus vanemad vennad isasi kulliga peolt koju sõidutas. Hunnin pääga ütski ei sõida, oli isa öelnud ja Raivo võttis seda tõsiselt. Isa kirjutas Raivo puudumist tõendile. Talon ol kardohkavõtt või lambide poignemise aikoll. Pani sinna suure rasvase punkti ja hoogsa allkirja. Raivo oli tegelikult täitsa nutikas sell, hinded enam-vähem korras ja nii ei teatanud mitte keegi, mitte kunagi, mitte kuhugi. No ja lõpuekskursioonil oli Raivolt kirves kaasas ja teised vaatasid hämmeldunult pealt, kuidas ta mängeldes telklaagri lõkke jaoks kütet tegi ja telkide alusmaterjaliks kuuseoksi tõi. Peale lõpuaktust Kristella Raivot rohkem näinud ei olnud. Aga küllap ta ikka siinkandis jõlkus, kuidas muidu, või no mis jõlkus, tõenäoliselt kündis, külvas ja kasvatas kõike, mil kasvupotentsiaali on. Kristella ei saanud aru, kuidas nii palju mälupilte ühte sekundisse mahtus, sest juba just nii kaua võttis Raivol aega Kristella ja tema ahistajateni jõudmine. Laske tütrik vallale või ma tuu vigla ja viska teid puhma ala nagu uniku sitta, ütles Raivo neile. Sita viglaga ööklubis, püüdis üks mees hirmunud häälega piiksudes Raivo üle nalja visata, aga vaikis siis ja lasi Kristella marati dressipluusist lahti. Ka teine mees kohendas käed Kristella püksikummi vahelt tagitaskutesse ja ütles ükskõikselt. Eks me pidimegi koju minema hakkama. Hääd tiid minnassas, ütles Raivo läbi hammaste neile ja pöördus siis Kristella poole. Tans, ma tulet. Ööklubis oli hämar, aga sellest hoolimata tundsid kohalikud tibid Kristella ära. Kas selfit saab? Küsis temalt üks julgem teksaseelikus tšikk nätsumulli puhudes. Kristella venitas harjunult suu kõrvuni ja tegi nagu läbi udu selfie tema ja kõigi plikase prantsidega ka. Nii vähe rõõmu polnud ta tähelepanust aga kunagi tundnud. Nagu kõrvalt vaatas ta ennast, sest see ei olnudki tema. Tema on nüüd midagi muud, puhas kristall ikkagi. Tüdrukud share'isid pilte Instasse ja sädistasid midagi veel Kristella julgest outfitist ja küsisid, kust ta nii vinge marati dressi sai. Aga Raivo tirista nüüd tantsupõrandale. Tants tegi Kristella rahutuks. Ebamäärasest kripeldusest sai äkki kindel teadmine, et Arianal on teda vaja. Ma pean koju minema, sõbranna ootab, seletas ta Raivole ja rühkis ööklubi garderoobi poole. Raivo püsis kannul, aitas puutoomise jope talle galantselt selga, pühkis kapuutsi vahelt kukkunud puupuru Kristella õlalt maha ja ütles otsustavalt, ma saada sinna. Tuppa astudes nägid nad, et suur pruun sektsioon kapp on näoli põrandale kukkunud. Kuidas ometi ei saanud Kristella aru, sest ta teadis kindlalt, et isa nägi omal ajal ekstra vaeva, et sektsioon lastele turnimiskindel oleks.
aga pikali see oli ja kapi alt paistis Ariana õhku ahmiv pea. Ma võtsin pruuni pehme teki peale, nii mõnus, krigises ta vaevaliselt ja õnnelikult. Jumala õnn, et klassikaline sektsioon kapp keskelt piinümbom, ütles Raivo asjalikult, tõstis kapi ühe raksuga Ariana pealt ära ja tõi vetsust paberit, et Ariana oksene suu ja rinnaesine puhtaks pühkida. Kristella vaatas võlutult Raivo ruudulise provintsipoisi pluusi all pingulduvaid muskleid ja võrdles neid mõttes Dubai rikkurite lõtvade lihaste ja rippuvate kõhtudega. Innem nõses päiv Tsolgipangist, kui Dubai printsis su ärvõtva, ütles äkki elutoa uksele ilmunud vanaema. Kasvata esi oma kapstas kardohk ja kaal ja olegi sul neid printse vaja, lisas ta tugitooli istudes. Kristella hakkas nutma ja istus vanaemale sülle. Leida, kas ma timahava tõmba su aiamaal ja virkse sisse, küsis Raivo, nagu oleks surnutega rääkimine tema jaoks igapäevane asi. Päält tuud, kui sinna kalmuaida viidi, oleki enam tuud tenne. Vabandust naerupursete pool. Geniaalne! Ma nautisin väga seda. Issand, see nii vajas sinu kätt, see kogu lugu. Aga see oli alguses niimoodi, ma pean naerupisarad ära pühkima. See oli nii sina, nagu see oli nii sinu stiil, aga alguses ma tegin nimme, et on väike linn, aga sina viisid selle Võrru. No, ma ei tea. Eks ma natuke siin suunasin ka nende külalistega, on ju. Võru keel ja muidugi vanaema oli tegelikult surnud. No, bravo, väga lahe. No, eks ma jäin oma liistude juurde vaata. On ja ma väga tahaks, et sa kirjutaks täiskasvanutele ka raamatuid. Mul üks lühiromaan on tegelikult loodetavasti ka kunagi ilmumas. Ja. Issand, kui põnev, ma ootan. Ja see tuleb paralleelselt võru ja eesti keeles. Imeline. Külalise küsimus. No ma küsin ka umbes sama krüptilise küsimuse nagu Olavi, et Triinu, kuule, kas sa oled ikka selles nagu samblaparteis, ega sa ei ole läinud üle kilekotiparteisse? Ma ei lähe kunagi kilekotiparteisse. Selle juurde tuleb vist rääkida ka lugu, et see tõesti krüptiline küsimus ja vastus saaksid mingi tähendusega kuulaja jaoks. Nimelt 2 aastat tagasi olime me Urmasega koos ühes rühmas Kaitseliidu sõdurioskuste baaskursusel, mis kestis 10 päeva, nii et 10 päeva me oleme ühes mõtsatukas koos oma jagudega ööbinud ja koos seal toitu keetnud. Aga aeg-ajalt anti meile süüa ka siis nii-öelda Kaitseliidu või Naiskodukaitse naiste poolt keedetuna, ehk siis nagu päris katlasöök. Ja katlasöögi söömiseks olid eraldatud ka kilekotid, sa nagu paned kilekotti oma katelooki, siis paned sinna sisse toidu, et siis jääb su katelook puhtaks, sest meile ei olnud antud nõudepesu vett. Aga me moodustasime oma rühmasiseselt ikkagi rakukese neist, kes ei soovinud kilekotis süüa, vaid sõid katelookist ausalt ja siis me timmisime välja nõudepesu või nõude puhastamise meetodi, mis toimis ka siis ilma selle suurema nõudepesu veega lobistamiseta. Ja kasutusel oli sammal. Söök ära söödud, siis pühkisid samblaga oma kateloogi puhtaks, siis oli võimalik seda veel näiteks tükikese vetsupaberi ja lõpuks näiteks 3 supilusikade joogiveega loputada. Ja kõik oli puhas. No suurepärane, kriisi olukorras tuleb ka loodussäästlik olla. No see meeldis meile väga ja nii et me jääme sellesse parteisse, Urmas, mina ja veel mõni. Ja sinu küsimus siis palun Andre Teedele. Jaa. Mis sealt märkmikust need välja tuleb? Kusjuures tõesti, see ei ole nüüd nii krüptiline, nagu olid need eelnevad. Millises olukorras on sul kõige lihtsam kirjutada või siis see küsimus tagurpidi pööratuna, mis sind kõige rohkem kirjutades segab? On küsimus Andrale. Aga aitäh sulle, Triinu, et sa tulid ja võta häs. Sinuga oli nii tore oli vestelda ja see jutt, geniaalne. Nii et ma tõesti tänan sinna ja siis trehvame Võro Maxi Marketin. Seal trehvame me kõik kunagi. Jah.